me la aproveches, señora. Checa, checa, mira. No nii, väike õllepeatus siin. Pole mitte ilus. No, gracias. ¿Qué será que bailo con abandono? Siempre parezco un loco en las stories de Instagram. Así nací y así gozo mi vida. No te digo mentiras, siempre quiero pariciar. Sé muy bien que la vida no es fácil. Trabajo como todos los demás. Y después Vámonos. que se acabe Vámonos, la muchachos. jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción. Estoy feliz sin ninguna razón, guambas y acordeón y un buen charangón. Maailma kõige turvalisem kant see just ei ole, kus me lähme, aga ega me nõrgad ei ole. Küll me ellu jääme. No nii, hommik käes siin Oaxaca linnas ja kohe sätib ennast seiklusele. Meid ootab ees elektriratastega matk. Kokku peaks kestma vist 9 või 10 tundi. Täitsa krõbeda hinnaga oli, loodame, et on seda väärt. Mis sa, Jarmo, arvad? Korralik maraton saab olema. Korralik kõik midagi arvastanud. Katsume eluga välja tulla sellest. Ja varsti läheb palavaks ka. Aga ega me nõrgad ei ole. Sõidame ööbimiskohast Oaxaca kesklinna ning saame kõne, et rattamatk algab pool tundi hiljem kui planeeritud. See annab meile hea võimaluse teha aega parajaks Oaxaca vanalinnas ning tutvuda kohaliku arhitektuuri ja hommikuse linnameluga. Siim, mis mulje on? Üldse viisakas. Ma ei tea, kui palju neid linnu on, kus me siin julgeks muide ringi käia, aga siin praegu pole mingit häda ja siin natukene enne jalgrattasõitu on mingi vaba aeg ja siis tiksume siin. Päris ilus vana linn on ja et see meil. Hommikul kell 8 elu juba keeb korralikult. Välisturiste väga palju ei näegi siin. Mõni üksik ainult. Ma ei tea, kellele nad siin müüvad oma pudi-padi. Saime hea võimaluse käia siin keskväljakul katedraali vaatamas ja nüüd on kell 8 läbi, hakkame sinna rattasõidukoha juurde jalutama ja siis vaatame edasi. No nii, jõudsime oma tuuribussi. Siit on umbes tunnine sõit siis kuskile mägedesse, Sierra Norte mägedesse. Ja siis saame sügama hakata. Pärast vanalinnaga tutvumist istusime oma tuuribussi
ning sõitsime 58 kilomeetri kaugusele Sierra Norte mägedesse. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio no pude ni llorar. See emotsioonid valdav. mis sa mind filmid, et Vilmi varem seda vaadasin, et meie kui madalamaalised, sest see on ikka enne nägemata. Kohale jõudes pakuti meile väikest hommikupikniku ning saime tuttavaks oma elektriratastega. No natuke varas on, eks ta nõuab natuke harjumist. No meil on õnneks aega natuke harjuda. Jah, et päris kohe off-pist ei läheks. No, aitab küll meest üles või? Ikka aitab. Said tööle kõik omale? Rattad on meil siis elektrilised mägijalgrattad, mis giidi sõnul maksavad uuena 7-8 tuhat eurot tükk. Elektriline ratas tähendab siis seda, et vändates aitab elekter kaasa ning teeb mäkketõusud kordades lihtsamaks. Mingit pikka juttu ei tehtud. Anti meile rattad kätte ning hakkasimegi mäest alla sõna otseses mõttes kihutama. Vamos! Sain. Shit. Victor! Kõik korrad? Ta vaikselt. Sit down, mate. Sit down and breathe. Ma kutsus sellega vist. Katki pole midagi? Vist ei ole. Peab täpselt nivist käsin ees. What a moment. Seda on ikkagi võtma väga low speediga. Siit mäest alla kogub siuke hoog sisse, väga ettevaatlikult. Nii järsult kukkunud. Yeah, my left side more there. Mul oli seal ka korda päris napikadest, aga tõin ära. Ma mõtlesin, et ma olen siin pidurundeid taga. Little bit fading. Täitsa perses. Cueva de Leon. Vaat, sul on siit ka püks, äkki tuleb verd sul see püksi alt, vaata. Üleval siin pool. Mõja juures. Ai, see on mustus lihtsalt. Can you see? Sinikas äkki. Vaikselt toogu siin kruusa peal libe ja kõik. Kurid on nii järsud ka, et paned kurid lauluga kohe. Vasakesi tundub küll all. Vasak üle peale. Alt või? Ai, No jah, see käsi nagu. Siin on nuki. The first golden rule is that if you are going downhill, take your seat down. So all the bikes, they have a dropper post. So if you press it and keep it pressed, and with your weight,
the seat is like this. If you ride like this, you're safe, you know, because you're absorbing and you can go the way behind the bike, you know. If you are with your seat like this all the way raised, you're the perfect victim to go over the bars, the speed and the braking. If you're not used to this kind of terrain, be more conservative, okay? And we will reduce the speed for sure, like to eventually finish this adventure, but complete and healthy. Alustasime oma matka 3300 meetri kõrguselt Guajimoloyase külast. Guajimoloyas koos mitmete teiste naaberküladega on ühiselt tuntud kui Los Pueblos Mancomunados ehk siis ise valitsevad kogukonnad, mis on enamasti asustatud etniliste zapoteekide poolt. Need külad hoiavad end ümbritsevast elust lahus ning panevad eriti rõhku oma kultuuri ning ümbritseva looduse säilitamisele. Meie giid Carlos rääkis, et kui tema tahaks siia mägikülla elama tulla, peaks ta näiteks abielluma kohaliku naisega ning pärast ka nende traditsioone järgima ja ka külaelu edendama. Sander proovis küll jätkata sõitmist, aga pikka pidu ei olnud. Vasak käsi tegi ikkagi piisavalt palju valu, et targem oli ratas põõsasse visata. Elamus, mis oleks pidanud kestma terve päeva, jäi Sandri jaoks väga lühikeseks. Jõudsime sõita vähem kui pool tundi, kui juba juhtuski see õnnetus. Leppisime kokku, et rohkem keegi sellist pulli järgi teha ei proovi. Mis värk on? Jõhker vaade on siin näeb juba see. Jalgrattaga tulime, paras ehtuuputuur enne. Väga ääre poole nagu ei julge minna. Ja, siit on üsna... See mees käib palju lõdama jalaga siin ääres. See kõik käib seal täitsa rukki peal ära enam-vähem peal hakkas alla kusema juba. No, mis tunne oli? Natuke hirmu ka või ei olnud? No ikka veits oli, aga jalge alt oli. Minuga on täna juba rohkem juhtud, nii et see sild on minu jaoks jätta väga külmaks. Meie giid, vähe kogenum vend, tuleb sealt. Eksimisruumi palju ei ole külgede peale. Esimene etapp viis meid Benito Juarez nimelise külakese lähedal asuva mäetipuni, kus olid võrratud vaated ning üks omajagu kõikuv rippsild. Ei saa mainimata jätta ka tõsiasja, et siin üle 3000 meetri kõrgusel ajab ikka iga väiksemgi liigutus hingeldama. Siit edasi liigume aga allamäge ning varsti peaks meid ees ootama ka kitsamad ja põnevamad rattarajad. Hola! Lihtsalt point on see, et ärge laske hoogu kordagi suureks võtta.
no Sven, järgmine asi suvel Euroopas Alpidesse mountain bike reisile hoopis reisk. Kindlasti. Täitsa haige. See on, tõmbab kere värisema reisk. Aadrekas on üleval. Külma värinad on peale. Tegime ka vahepeal pausi ja giid Carlos rääkis, et siinsetele inimestele meeldib ka loodusele midagi tagasi anda või vähemalt omas mõtetes kogu meie elu ja võimalusi tänada. Meile anti kõigile peotäis maisiterasid ning valisime igaüks omale mingi vaikse koha, kus paar minutit vaikuses olla ja sisimas tänada neid võimalusi, mis meile antud. Mõtted mõeldud, viskasime terad laiali ja saimegi siis nii-öelda miskit loodusele tagasi antud. Eestlaste jaoks kindlasti selline kummaline väike vaimne rituaal, mida siin Oaxaca metsades läbi teha. Aga kokkuvõttes pole ju ideel viga midagi. This is Latuvi. Here we are. Tegime ka väikse snäkipausi ning edasi sõidame lühikese jupi ülesmäge Latuvi nimelisse külakesse. Sealt ostab Carlos meile külapoest kõigile ühe karastusjoogi ning siis juba ajahäda tõttu lähme bussiga tagasi Benito Juarezi, kust algab ka meie rattamatka viimane etapp. No nii, väike õllepeatus siin Latuvi külakeses kõrgel mägedes. No maitske ära, Victoria õlu. Mis mekki on? Nagu pilsne. Päris nagu pilsne. Viimane etapp tähendab siis 20 kilomeetrist laskumist mägedest alla Teotitlán de Valle nimelisse linna. Kell on juba 5 õhtul ning tunni pärast hakkab juba pimedaks minema. Tuuri hinna sisse mahub ka veel õhtusöök siin Teotitlán de Valles. Maitseme head ja paremat kohalikku ning siis viiakse meid juba bussiga tagasi Oaxaca linna. Kogu päeva kestev tuur läks meile siis maksma 227 eurot nägu. Alguses tundus see nagu kallis, kuid tagantjärele mõeldes oli minu arvates igat senti väärt. Videopildi kaudu on adrenaliini tunnet raske edasi anda, aga see päev jääb kindlasti elu lõpuni meelde. Ma jumala suust suurele, ma olen väga rahul. Lihtsalt nüüd hakkab väike väsimus tulema. Ei!
Saime omale toidud tellitud ning Carlos tegi ka meile mezcalli joomise kiirkursuse. Swallow. I wish we would have known this technique yesterday. Söögikoht oli siis justkui pererahva kodus. Pereema vaaritas meie laua kõrval süüa teha ning lapspere teenindas. See on nagu suur tagar. Ma ütleks, et trapp. No Hendrik, kuidas oli? Võtsin siis Oaxaca moolet, enchiladat, musta moolega ja huvitav siuke tõesti tume toit, aga väga maitses mulle. Ja sees oli kana ka ja väga maitses. Kõhtud neis, sõin, mis asi see oli? Tapo... What was the name of this food that I just ate? Talayuda. Okay, talayuda. See on nagu mingi Mehhiko pikalt saab põhimõtteliselt või? Kuhu sai, normalt teised poisid ei saa jagugi sellest veel. Aga jah, nüüd tahaks magama minna, et on ausalt kõhtad neis ja väike mezcal ja olu on ka sees ja hibiskuse morssi jooksin ja küll. Laupäeva hommik käes ja koristame oma pasa kokku siit ja läheme Oaxaca linnast ära. Ja täna viib meid sõit, 4-tunnine sõit Vaikse ookeani äärde, Mazunte nimelisse väiksesse linnakesse. Ja kõigepealt peame tankima ja saame sõita sellel aastal valminud kiirteel. Kui varem oleks sinna sõitnud 8 tundi, siis nüüd sõidab sinna natuke alla 4 tunni, nii et hoiame kõvasti aega kokku. See on ikka väga järsk mägi, videopildist ei saa aru, aga see on ikka midagi hullu. Kõige järsem täna, kus ma kunagi sõitnud olen. Kahjuks on aeg jätta hüvasti Oaxaca linnaga, aga ees ootavad juba uued rajad. Täna sõidame 240 kilomeetrit ja jõuame 1500 meetri kõrguselt Vaikse ookeani äärde. Loodus ja kliima peaks muutuma selle vahemaaga märgatavalt. Caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero, ni pontaco traigo, gracias mis zancudas al pendiente, siempre ha de cuidarme. Nüüd sõidame siin sel aastal valminud uue maantee peal, teen sile, auki pole, vaated on võrratud. Ja kui varem oli niimoodi, et varem sõitis Oaxacast ookeani äärde 8 tundi, siis nüüd selle uue maanteega sõidab, ütleme, 3 tundi. Nii et suur areng siin Oaxaca osariigis. Kiirused on siin olenevalt kurvidest 90, 100, 110. Mingi jobu on praegu ees. Ta võiks paremale äärde tõmmata, nagu kombeks siin on, aga ma arvan, et see mingisugune väljamaalane. Ja mina seda sõitu parim sõit siiani Mehhikos. Sa ei pea aukude pärast nii väga muretsema. Mida kilomeeter edasi, seda tihedamaks teetööd muutuvad. Tundub, et värsket maanteed on tabanud väga paljud maalihked. Järsud nõlvad on iga natukese aja tagant alla varisenud ning teeparandused käivad siin nädalavahetusel hoogsalt. Olgu mis on, aga vaated ümberringi on ikka võimsad. Ja ütleme nii, täna on umbes on see siin selle teetööde ja jamade pärast uus maantee siin.
aga 5,9 kildi pärast oleme põhimõtteliselt juba ookeani ääres ja siis sõidame seda ookeaniäärset teed, kus on kindlasti miljoneid topesid jälle neid lamavaid politseinikke nii-öelda. Ja peaks jõudma, hiljemalt kella 9, peaks jõudma sinna Masuntesse kohale ja... Siinkohal on hea rääkida ka Mehhiko kurikuulsatest topedest, ehk siis kiiruse vähendamiseks mõeldud küngastest tee peal. Toped ongi peamine põhjus, miks Mehhikos öösiti autoga sõitmist ei soovitata. Paljud toped on märgistamata ja peaaegu põlvekõrgused. Kui kogemata suure kiirusega neist üle sõidad, siis on üsna kindel, et teed autole valu ja võimalik, et ka inimestele autos. Terve meie reisi peale sõitsime ilmselt üle umbes 1000 topest. Vaid ühe korra jäi mul üks tope märkamata, kuna see oli puuvarjus ja ühtegi markeeringut ei olnud. Tagajärjeks saime vist oma Peugeot'l paar ratast maast lahti ning tagumises reas Sander hüppas ikka mõnusalt peaga lakke. Õnneks auto ega Sander suurt viga ei saanud, aga ehmatas küll. Cambiando macizo, muevo jalecito con la Glock al cinto, siempre está conmigo bajo perfil todo y siempre al tiro pa'l que le quiera calar. Caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero, ni pontaco traigo, gracias mis zancudas al pendiente, siempre ha de cuidarme. Si quieren saber quién es su nombre, no les diré. Tiene finta de malandro y más info no les daré. La perreaba en su niñez para lograr lo que ahora es. Con botellitas doradas y un gallito pa'l estrés. Tahaks alati sinna vette lükata küll, aga ma arvan, et see vesi on ka ikka päris soe. Salakaval ka, et õhtul vahtad jälle kuradi täitsa tuli punane raisk. Ei, 100%. Siim meil unustas ju lühikesed püksid eelmisesse ööbimiskohta. Siis tulime kõige palavamasse kohta. Ja nüüd on jama majas. Praegult on vist 34 kraadi näitas äkki. No ja, vähemalt ei ole teksapüksid jalas, siis oleks täitsa pekkis ikka. Aga ma ei tea, lähme sinna tänavale, vaatame sulle esimesed püksid, lühikesed püksid, mis ette juhtub. No päris esimese järgi võta, vaatame Ei, esimesed. No vaatame. Ostsingi esimesed ära, 200 maksed. No näita lähemalt, mis jalga said? Siia sobib enne. Mega palav on ja mine muffine.